20. aprill 2024 ja täpselt 3 aastat tagasi Kaitseväe juhataja käskkirjaga loodi snaiperirühm Jahipistrik. 3 aastat hiljem ehk siis tänasel päeval me tähistame pidulikult selle üksuse loomise aastapäeva ja vaatame tagasi sellele ajale, kus me siis oleme ja vaatame edasi, kuhu me siis tahame liikuda. Aja jooksul või ka nende kiirete aastate jooksul, kui siin nüüd suur sõda on Euroopas lahti läinud, siis on Jahipistrik olnud väga palju tegevuses erinevate ülesannetega. Meil on olnud tohutult palju rahvusvahelisi projekte. Meil on ka rahvusvahelisi projekte sisse tulemas. Meil on palju tegemisi, toimetamisi riigisiseselt ja on väga palju tähtsaid õppusi, tegevusi, mis on olnud selle 3 aasta sees, mis on toimunud 3 aasta sees ja mis on toimumas tulevikus. Kui ma korraks meenutan esimest tegevuse aastat ja see oli 21 aasta, siis peale loomist see üksus osales väga olulistel õppustel Swift Response'il 21 mai ja Põhjakonnal 21 november. Mõlema õppuse puhul pean välja tooma olulised asjad, milleks on siis üksuse komplekteerimise ja värbamise ja väljaõpetamise ning ka varustamisega seotud küsimused. Ja kui ma nüüd tagasi vaatan sellele ajale, siis meil on õnnestunud see üksus valmis ehitada. Meie üksus, snaiperirühm Jahipistrik, on Eesti riigi ja rahva teenimiseks valmis. Ja nii nagu meie lipul ütleb deviis, et me seisame perekonna ees surmani, me seisame kodumaas surmani. Kodumaa on igavene. Ma olen uhke oma meeste üle, ma olen uhke Eesti inimeste üle ja ennekõike oleme uhke selle üle, et ma olen snaiperirühm Jahipistrik ülem ja saan juhtida neid vägevaid mehi tegevuses, igasuguses tegevuses, kaasa arvatud seas.